See sidur on läinud väga palju hullemaks. Ma ei tea, kas me enam edasi tagasi jõuan niimoodi sõitame. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavani Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Kassitädi. Paar tükki võib ju. Koher tuli ka. See on loomaaed ju. Sup dog. Hakka paarigi rõbuskit. Palun. Siin see kass hakkas veel rohkem mjaugu, ma võid ennem mjaugus. Jep, sellest nii on jah. Näe, seal maas on veel teinud rõbuski. Tahab manna putra süüa. Ei taha seda. Ei aru saadav, aga Hommikust oli natuke. kas sa tahad meiega ossist anda? See on jäägis. Siit tuleb ilmselgelt fight. Jep. Üks koer, 2 kassi. Huvitav, kes võib. Kes jääb peale? Ma võtan kassile eraldi tegi. Pane sinna tuunakarpi. Ma paiskasin ära juba. Oota kuts. Kõlbab inimese toit või ei kõlba? Ma ei tea, tundub, et kõlbab. Koer lakkub taldrik on nii tühja puhtaks, et selle saab kohe sinna Kappi tagasi. jah. Koer vist ei ole, vaata siuke, et ta läheks teiste toidu juurde. Ta on mingi okei, mul sai otsa. Koera suu haiseb. Väga nummi olen, ma võtan selle haisva taldriku nüüd. Toog. Väga. Siuke haistab. You have no idea. Ma tean väga hästi. Kui ma Vänni juures tööd tegin, siis ta tuli ka vahepeal mu juurde ja hinges, siis ma olin. You need TikTok, bro. See on üks asi, mida mina kui ehitaja olen harjunud tegema. Jätan alati maha mingi märgi kuhugi ja selleks korraks siis seikluseküttide logoga kleeps ja panin ka kuupäeva peale. Keegi tulevikus seda kunagi lahti teeb, sest ta näeb huvitavat asja. Hans, arva ära, mis mina sain. Jäätist. Paku veel. Apelsini. Oliiviõli. Yes! Ma küsisin enne enda käest, et ma tahaks nagu osta teie käest oli ja ma tean, et nad teevad. Ja siis ma küsisin, et kui palju just nüüd seis on kingitus. Ma olen mingi Elueliksiiri saame. Yes. Elame terve elu. Seda siin nuusutada vahet, see on mingi tavaline, mida sa saad Eestist mingi, ma ei tea, igast poest osta. Aga sellel, ma kartsin, et äkki ei ole mingit lõhna, et see on täiesti mingi mõtet oli ka. See ikka on lõhna ka. Ma olen seda ainult praadimises kasutanud, väga salatite peale ei ole. Aga sellel on mingi mega värske lõhn. See on plastikpudelis? Jah, plastikpudelis. See on mõlk, vaata. Ma vaatasin, et klaas on leal küll. Nuusi. See pole üldse, see on mingi apulõhnaga ma arvast. Nagu apuoblikas oleks ma arvast. Mida sa ajad? Ma nuusutan seda. Siin pole, peale seda sa ei tunne seda lõhna hästi. Kui sa esimesena nuusutad, siis on nagu rohkem tunda seda. Aga see on nagu strong, sa oled mingi. Let's take a sip. Elueliksiir. Noh? See on siuke mega paks, siuke mingi. See on siuke mega paks. Mida sa apid?
ma ei tea, äkki ma teesklesin paremini. Äkki. Ei, tegelikult see on... See on tummine. -hmm. Aga tal on teistsugune maitse kui see, mis me saime sealt pesupesemiskohast, vaata. Siis me saime ühe väikse sampli pudeli. Kanalast tuli peale osa. Nii hea. Very great gift. Seda saab küll veel kasutada. Seda võetakse ka hommikuti lihtsalt supilusika teie, et energia, elu, life inside you. Jah, täpselt nii. No nii, eile sai siis auto sõidukõlblikuks. Mõtlesin, et viin täna hommikul siis auto töökotta remondimehe juurde, et vaatab selle siduri siis üle. Ja loodan, et kohe ei pea otse Eesti poole keerama ja täitsa tühjaks ei röödi meid reaalselt. Jõudsin garaaži siis ja siis garaažis öeldi, et neil pole aega enne esmaspäeva. Ja teel siia mu klatt või see sidur on läinud väga palju hullemaks. Ma ei tea, kas ma enam edasi tagasi jõuan niimoodi sõitjana. Küllalt Kreeka värkna ei saa niimoodi. Küsisin, et andku aeg mulle siis juba eelmine kord, kui käisin. Ja ei oskanud midagi anda ja ütles, et auto korda ja tule siis. 5 kilomeetrit mehaanikuni ja sama palju tagasi sai Mollile üle jõu käivaks katsumuseks. Napilt oli jäänud veel 2 kurvi sõita, kui meie Preili käed üles tõstis ja otsustas mitte edasi liikuda. Auto jäi muidugi seisma kõige lollima koha peale, kuhu üldse on võimalik jääda. Aga õnneks tuli üks kohalik kiirelt ja aitas auto kurvi pealt ära lükata. Samal ajal sai kõne peale visatud Mardile, kes nobedalt kohale lendas ja enda väikse, kuid agara Fiati kastikaga ning tagasi hoovi peale tõmbas. Kiusatusel olid omad eesmärgid. Järelikult tuleb ise teha. Mehaanikul pole aega. Mina sinna enam ei jõua. Aga hiljem tõmbame traktoriga selle auto siia üles. Saab mulla peal jälle sellega saab käigukasti alla. Riis. Saatusel olid omad märgid. Ütles, et ei vii mehaaniku juurde. Hans peab ise korda tegema ja ise hakkama saama. Ei ole mingi pussiboy. Rääkisin siis sõbra Rauliga. Vaatasime välja, mis mul vaja läheb siis selle siduri vahetamiseks, et siis kogu komplekt. Siis vaatasin neid Kreeka veebipoode, 2 siukest midagi oli. Üks oli niimoodi, et sa pidid e-maili saatma neile, et kuule, et ma tahaks teie juppi, et ja siis pead ootama, millal need vastavad, eks. Teine veebipood oli veits kallim, aga seal nagu sai kuidagi kuhugi aadressile, aga suht keeruline. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et vahet pole tellin Saksas siis, et Saksas tellides oleks mul odavam see sama firma tükk, eks. 13 eurot oli delivery Euroopa siseselt. Aga siis tuleb välja, et neil pole normaalseid aadressi siin. Ma ei saa mitte kuhugi tellida seda. What the hell, noh. Ma mõtlesin, et neil ka ikka see pakimajandus või mingi süsteem ikka töötab, et nagu sa paned aadressi sisse ja tuleb sul kas või küla tallu, eks ju. Me oleme Eestis üks asjaga võib-olla liiga ära harjunud. Igal pool mujal see päris nii ei tööta. Keeruline on selle asjaga. Aga mis seal ikka? Täna on neljapäev muidugi. Oleks hea, kui ma täna saaks ära tellitud, siis pannakse homme posti ja siis saaks... DHL üldjuhul töötab ka nädalavahetustel, et siis ta äkki jõuab kuskil teisipäeval kohale siia hiljemalt või kolmapäev. Või noh, ma ei tea, kreeklastel võib-olla on korrad siestad ja asjad, et siis võib-olla neljapäeval. Siis koha peremees tuli, aitas siis meid traktoriga siia üles tagasi, kus meil eile auto pargitud oli või just kus nädal aega parkinud on. Ja siis andis veel paar tööriista mulle ja mingid madrad ja või noh, matte, et kui ma auto alla lähen, siis on hea olla seal. Ja mis kõige tähtsam ilmselt
väikse tungraua ka. Sellest on väga palju abi. Aga jah, peaks võib-olla natukene seda autot sättima veel kuhugi paremasse kohta. Siis homme tegema seda võib-olla või ülehomme. Samas võib-olla lihtsalt tellin selle jupi ära ja siis vaatab, kui kohale jõuab, siis teen äkki. Hello, hello! Üks päev on vahele jäänud. Eile on officially esimene päev, kui ma ei ole kordagi kaamerat kätte võtnud ega filminud. Aga ega midagi väga hullu ei toimunud ka. Ilm oli kole. Sandra käis korra poes, sai skämmi. Nagu, mis mõttes nagu mingi pihv enne mind ostab mingi proteiinipudingut, mis maksis mingi 2,40. Ja siis ta ostis ära ja läks minema. Ja siis ma pärast vaatasin, et mu esimene toode oli proteiinipuding. Ma olin mingi... Kurat, see pood on nagu nii sitt lihtsalt. Sealt ei ole mitte sitte kosta ja seal on mingi 5 korda kallim, mis sa saad skämmiga. Ja siis need õunad, mis sa ostsid, need olid käes. Jaa, nagu see õuna alumine osa oli lihtsalt nagu must. Ma tahtsin lihtsalt praadida õunukaneeliga, okei. Ühesõnaga, ma loodan, et me saame siit väga ruttu ära. Sest see pood ajab mind närvi. Jaa, ta rääkides sellest, ma võtan käigukasti maha nüüd. Teile üritasin kiirelt enda asjadega järjele jõuda, et saaks laupäeval äkki minema siit. Arvad või? Et see nii kiiresti käib või? Ja no kui ma enda asjad siin tehtud saan, see võtab rohkem aega. Ei, ma tean. Ma ise arvasin, et hea, kui esmaspäeval minema saab. Käigukasti asjad saab kiirelt tehtud, ma usun. Kui ma selle kätte saan, siis ma saan selle sama päeval tööle. Ma usun. Endasse, ma usun endasse. Ma usun ka sinusse. Aga jah, ma võtan praegult need asjad küljest ära, ma ei viitsi isegi filmida, ma kuulan muusikat ja vaibin ja teen kiiresti tööd. Ei lase ennast kõrvalasjadel segada. Räägin kiirelt ära siis. Starter lahti, siis tuleb siduri slave cylinder lahti, mõlemad veovellid ja siis on veel käigukasti linkage tuleb lahti võtta. Tagurdamis tule lüliti on ka kuskil siin pool. Ja siis edasi kõik need poldid lahti ja teiselt poolt sealt käigukasti padja juures ka lahti ja siis plups, välja. Ongi kõik lihtne. Easy as that. 1, 2, 3. Poodi küpsiste järgi minna. Keer selg korra. Jesus Christ. Neid kukis. Käigukast alt 3 tunniga. Esimese korra kohta pole paha, ma arvan. Aga sidurit veel alt ära ei võtnud, et seda vaatab teine päev. Ma ei viitsi lihtsalt. Ja jalutan poodi nüüd. Poodi, võtan vett, võtan õlut, võtan küpsist, võtan kommi. Mitte midagi jääd ei osta sealt. No nii, meie epic reisi seiklusest on saanud siuke koha peal passimine rohkem, tööde tegemine. Aga täna me parandame selle vea. Me läheme siia lähedale linna. Mis see koha nimi oli, Sandra? Sa mäletad? See kõlas nagu koroona. See oli jah, mingi... Korooni? Et siuke linn. Ja, oleme täna saanud autokasutusloe ja kindlasti kasutame selle ära. Kindlasti lähme poodi täna. Normaalsesse poodi. Kodinad on kõik olemas ja lähme vaatame, mis seal Koroonis toimub. Korooni on rannikuäärne linn Peloponneesia lõunaosas. Tuntud oma imeliste vaadete, rikka ajaloo ning rahuliku atmosfääri tõttu. Linn on ümbritsetud ilusate randadega, nagu näiteks Saaga ja Meemi, mis on populaarsed just oma kuldsete liivade ja kristallselge vee poolest. Üks kuulsamaid ehitisi siin on Kaljuserval asuv Korooni loss.
See ehitati 13. sajandil ning oli oluline kaubandusteede kontrollimiseks. Siin lossiseinte sees asub ka üks ajalooline Bütsantsi arhitektuuriga kirik, kus avanevad imelised vaated. Sul on mingi nagu üks sõna, mis sa pead valima selle järgi. Ma ei tea ju. Eestis on kõik alati mingi värvi kirjutatud. See serveeritud koos sellega ja siin on lihtsalt mingi feta cheese. See on nagu. Okei. Nii et ma ei tea täpselt, mida me saame, aga let's see. Ongi põnevam, jah? Minu hot musti ei ole üldsegi soe. Ma ütlen, et lihtsalt natuke spicy, aga see on mega hea, nii et ei kahetse. Prae juust sidruniga. Võitseme. Oh my god. Seda oli näha, kuidas see venis. Ma just ise kirjeldada, mille moodi see on. Mingisugune spets juust nagu. Ja otsa ta saigi. Okei, mul on natuke saia veel. Aga see on nii hea. Sõime siis rahulikult ja järsku kuuleme, et jube rahulikuks läheb. Tundub, et siin õhtus ka lõuna, aga meil lastakse ilusasti ära süüa. Oh, kui hea toit oli. Väga hea. Öeldakse, et tühi kõht on kõige parem kokk. Aga mul kõht täis ja siis oli ikka hea. Kuidas sul, Sandre? Mul on kõht mega täis. Aga viimane amps maab ikka. Ja otsa ta saigi. Nii hea. Lõpetasime selle imelise Kreeka toidu nautimise ja oligi aeg korooniga hüvasti jätta. Tore oli vahelduseks ringi avastada, kuid nüüd tuleb tagasi reaalsusesse minna ning see auto lõpuks korda saada. Siinkohal teeks väikse kokkuvõtte meie siduri tellimise saagast. Tellisin siis netist siduri, eks ole. Ma arvasin, et .com, eks ju, võib-olla mingi saksa leht või väga ei süvenenud, kus kohas see tuleb. Tuleb välja, see tuleb Eestist. Ma pole elu sees sükust autolehte kasutanud. Vaatasin nüüd tellimuse pealt, et Tallinn Estonia pandi teele ja see on siia poole teel. Vaatasin siis e-maili, mis värk on, et pakk pandi teele ja tuleb välja, et ta jõuab nüüd 1. veebruar hoopis, mitte 26. jaanuar. Nii et 6 päeva hiljem, mis on väga halb. Mõtlesime siis, et uurime DHL-ilt otse, et kuidas saada deliverida pakki sinna, kus ei ole aadressi. Põhimõtteliselt alustasime kuidagi netist otsides, jõudsime DHL-i lehele, vaatasime natuke seal ringi ja siis seal tuli selline koht, kus sa said nagu chattida mingi kellegiga. Siis sealt suunati edasi ja siis sealt andi meile number DHL-is asuva selle paki kogumiskohale ja helistasime sinna. Saime siis teada seda, et peame panema sinna sisse selle küla nime, kus me oleme, postiindeksi ja kui kuller hakkab jõuab siia küla lähedale kuskile, siis ta helistab ja küsib, et kuhu ta toob selle täpselt, et nagu põhimõtteliselt ütled talle mingi kiriku või mingi poe või mingi asja ja siis ta tuleb sinna juurde. Eks me saame siis teada nädala pärast, kuidas see töötab. Äkki saame kätte, äkki ei saa. Kreeka lihtsalt suudab kogu aeg üllatada ja alati mitte heas mõttes. Ootame oma DHL-i pakki ikka veel. See jõudis Ateenasse tegelikult laupäeval. Ilmselgelt siin nädalavahetusel tööd ei tehta. Siis esmaspäeval võeti see käitlemisse. Esmaspäeva õhtul lahkus see Ateenast. Siis teisipäeva hommikul on see jõudnud järgmisse kohta, mis on ka Ateena. Mida pekki see teeb nii kaua seal? Ma lihtsalt ei saa aru sellest. Nüüd täna, kolmapäeva hommikul on see ikka veel seal ja mitte midagi ei ole muutunud. Nagu see peaks homme jõudma meieni. Me oleme 300 kilti Ateenast. See tähendab, et see peaks ühes vahelaos, mis on Kalamata, seal peaks veel ära käima sorteerimises. Et nagu, kuidas ta jõuab? Ma ei viitsi siin kaua oodata, ausalt. Mul on nii kõrini.
ma tahan nii väga sõita lihtsalt. Tahan minna juba ise Ateena poole, et näha enda sõpru ja nagu palun, please Greek gods. Teid on nii palju mingid jumalad ja jumalannad nagu palun, tooge see pakk nüüd nagu siia. Kas Kreeka jumalad vastasid Sandra palvetele ja saame auto lõpuks liikuma? See selgub juba järgmises episoodis.